Tere, Rita! Tere, Merliis! Nii tore, et sa siin oled. Tore, et kutsusid. Rita Rätsep on siis näitleja ja psühholoog ja tema tuleb rääkima meile ka 1. novembril Fotografiskas toimuvale kehatajupäevale. Ja natuke me nüüd jutustame Ritaga sellest, kuidas Rita on jõudnud kehani läbi oma erinevate tööde, kogemuste ja avame natukene seda teemat ka, mida sa siis käsitled seal sellel konverentsil. Nii et ongi kohe esimene küsimus sulle, et kuidas sina jõudsid selleni oma elus ja töös, et see keha on oluline? Ma arvan, et see on selline orgaaniline kasvamine olnud, et ei ole päris nii, et ärkan hommikul üles ja nüüd ma tunnetan oma keha, et ennem ei tunnetanud. Et pigem on see võib-olla lapsepõlvest peale tulnud, et mulle on väga meeldinud ennast venitada ja tajuda neid venitusi ja mu ema ikka ütles, et mis asja sa seal teed. Mina tegelesin venitamisega ja kunagi päris lapsena ma tahtsin minna balletikooli. Ja mulle väga meeldis kõik see liikumine ja kõik see selline, aga maatüdrukuna mind ei lastud suurde linna ja sinna ma ei saanud. Aga selline tantsimine ja see on saatnud mind, mis on kõik ju kehatunnetuse tasakaal ja liikumine on mulle kogu aeg väga-väga meeldinud, et lapsest saadik jooksnud ja pikki maid jooksnud. Ja sealt edasi juba lavakunstikateedris tegelikult siis tulid ju erinevad tehnikad, milledega me seal ju tegelesime, et väga oluline on rolli juures ju, igal rollil on ju oma kehatunnetus, et kuidas see liigub või kuidas teine liigub. Ja sealt edasi, kui hakkasin psühholoogiat õppima, juba sealt hakkasid tajuma, kuidas inimene tuleb, kuidas ta sul istub, kuidas ta sul uksest sisse tuleb, et see juba näitab ära selle inimese keha hoiak juba näitab ära tema sellise vaimse seisundi, mitte küll 100%, aga sa ikkagi näed, kui pinges inimene on, kuidas ta sulle näiteks tere annab, kõik sellised asjad juba sa hakkad seda juba jälgima ja kui mugavalt ennast toolis tunneb või kui palju ta ennast seal niheleb või mis iganes. Ja eks see tuli teatrikoolis, sest me kogu aeg pidime jälgima tänaval inimesi ja siis oma peas mõtlema, et kes ta on ja miks ta sedasi käitub ja selline inimeste jälgimine on mulle sisse jäänud ja sealt edasi ju kõik erinevate treeningutega olen ma ju ka päris lapsest peale juba 70-ndates tegelenud joogaga, sellel ajal küll põrandal, nõukogude ajal ei olnud see lubatud, mis läheb ka ju inimese sisse, et sa tajud, kuidas sa ennast nagu tunnetad ja kõik see, et ma arvan, et see on olnud praegu nagu, kui ma mõtlen selle peale, siis ilmselt lapsest peale, kui teadlikult ma siis noorena seda tegin, täna juba teadlikumalt sa oskad jälgida oma keha ja oma tunnetust ja kuidas see mõjutab sinu meelt ja olemist, et ma arvan, et see on lihtsalt orgaaniline osa minust. Ja kuidas sina tajud, et keha mõjutab meie emotsionaalset ja vaimset tasakaalu, et kuidas see keha seos on nendega? Niimoodi siin hoobilt öeldes on ilmselt pikk teema, aga kõik võimalikud kehahoiakud annavad ju meie ajule signaale. Et kui sa istud kogu aeg telefonis niimoodi, siis mida sa oma kehale tegelikult sisestad, on see kinnine olek, teatud määral ka selline alaväärsustunne, mitteteadlikkus, et see keha tegelikult kogu aeg ju töötab sinu ajuga koos. Ja samal ajal, kui sa oled sellises olekus sirgelt, siis sa juba saadad maailmale signaali, et mina tean, kes ma olen, mida ma räägin ja tegelikult ka sinu aju juba võtab selle, et teatud enesekindlus on, et see hakkab peegelduma ja ka teistelt siis sulle tagasi, et selline kehahoiak mõjutab meie meelt päris palju ja ka keha kuulamine või keha eiramine mõjutab ju väga palju meie sellist kehasignaalide kuulamine ja nende eiramine ju mõjutab ka, et kui sa oled kogu aeg pinges ja siis sa paned veel gaasi otsa ja lõpuks keha annab järgi lihtsalt, et sa ei kuula iseennast ja sealt võivad tekkida ka see, et sa oled hästi pinges, siis sa hakkad seda pinget kuidagi välja tahtma või kehast tahab see välja saada.
siis sa hakkad ju käituma vastavalt, kas sa muutud agressiivseks või surud ennast alla, tegelikult oled väike kassipoeg, aga näitad, et oled lõvi, et kõik see on ju omavahel väga tugevalt seotud, et kui sa parasjagu oled väsinud, siis puhka, mitte ära lae endale hullusti kohvi või energiajooke sisse, et see kas koostöö kehaga või siis ujuda nii-öelda pärivoolu oma või vastuvoolu oma kehaga, et mitte teda kuulates tekitab ju sinna lisapingeid ja see avaldub ju meie käitumises, suhetes ja lõpuks mõjutab ju sind ka mentaalselt tegelikult. Mis sa arvad, mis võiks olla see üks sõnum, mille sa võiks anda inimesele, kes tahab oma kehaga nagu suuremat kontakti saada, kes on kuidagi kaotanud ära selle ühenduse kehaga või koostöö kehaga? See on selline natuke nagu vaimse tervise teemal natuke nagu laiem isegi, et seda saab natuke laiemaks tõmmata, et see meie ümbritsev müra. Ümberringi on väga-väga palju müra. Üks on see, mida me nagu kuuleme kõrvaga, et seda müra on päris palju, sõltub nüüd millises keskkonnas inimene on või elab, et kui ta on looduskeskkonnas, siis linnulaul ei ole müra, see on loomulik elukeskkond. Aga me harjume ära selle linna taustal olevate müradega ja me harjume ära, aga tegelikult see on müra, millega me oleme harjunud. Ja siis sinna see müra, mis tuleb siis sotsiaalmeediast, kõikvõimalikud uudisevood, et kõik see omavahel suhtlemise müra, kõik on ju müra, ka meie sisekõne on müra. Et kui sa oled pinges, siis see sisekõne ju kogu aeg, üldse tegelikult kogu aeg töötab, eks, aga kui sa oled veel eriti pinges, siis see toodab sellist mentaalset müra sinu sees, et see on see, mis meid väga-väga tugevalt mõjutab. Ja nüüd, mis on see tasakaal, et kui on müra, siis mis seal vastas peaks olema vaikus. Et nii nagu igale pingutusele peab järgnema lõdvestus, peaks mürale järgnema vaikus. Ja kui sa kiirustad, siis peab järgnema aeglustumine. Ja me tihti selles müravoos ja selles tohutult kiires tempos unustame ära kõik need et oleks tasakaal. Ja võib-olla see vaikuses olemine ja aeglustumine on need märksõnad, mida me tegelikult vajaksime, et kuulata paremini oma keha, sest muidu me sõidame kogu aeg gaas põhjas ja ühel hetkel me sõidame ka vastu seina. Et meil ongi sein ees nii-öelda, et me ei oska enam edasi minna, sest et me ei ole vahepeal tempot maha võtnud ja ei ole kuulanud ennast ja siis nii nagu elektripingega löövad korgid välja. Et see võiks olla see, et kuidas tulla enda sisse on võttagi neid pause regulaarselt ja see peab olema järjepidev tegevus, et mitte see, et traban hullult ja siis võtan pausi. Inimesed jäävad tihti haigeks puhkuse teisel päeval. Et selles mõttes selline regulaarne igapäevane pauside võtmine ja selline aeglustus ja vaikus, et kui sa sööd, siis ära söö arvutiga teleka ees, vaid vaata aknast välja ja söö rahulikult, vaata oma toitu, et ole hetkes rohkem, kuigi see on nagu nii ära lörtsitud termin, aga iseenesest see ongi see, et pööra pilk vahepeal sissepoole, aga me oleme pilguga hästi palju väljapoole ja me oleme hästi palju peas. Et ka läbipõlemised ja kõik need tulevad väga palju sellest, et inimesed on peas, vähem füüsilist liikumist, mis tasakaalustaks seda energiat. Arvan ma. Jaa, väga hea. Ja ma kujutan ette, et see kehade ju päevale tulemine võib olla ka mõne inimese jaoks hea viis, kuidas hakata oma keha kuulama. Mis sa arvad, millisele inimesele võiks see sobida? Kes võiks olla need inimesed, kes võiks tulla kehade ju päevale ja saada sellest abi? Ma arvan, et kõik. Selles mõttes, et kindlasti tulevad sinna suurel määral inimesed, kes on rohkem teadlikumad. Et see kõnetab neid, nad tahavad sellest rohkem osa saada, nad teavad neid inimesi ilmselt, seal on ju väga palju professionaalne Robert ja Pinni ja kes seal kõik on, eks, et nad teavad neid inimesi, nad tulevad juba neid kuulama, nad teavad, mis nad sealt saavad. See juba iseenesest mõjub hästi, kui sa saad veel kinnitust, et sa oled õigel teel, aga kindlasti peaks tulema ka need inimesed, keda see üldse ei kõneta. Et mis asja nad seal ajavad, jälle mingi värk ilmselt, et need inimesed peaksid kindlasti tulema, et võtma korraks selle aja iseenda jaoks, istuma maha ja mitte seda müra tekitama, et mingisugune imelik seltskond saab kokku ja jälle ajavad ole hetkes ja tee seda, teist ja kolmandat ja kõik on zen ja et see müra tegelikult, millega sa nagu vastandud, töötab tegelikult sinu enda kahjuks, et kuula, mis maailmas toimub.
sa ei pea kõigega kaasa jooksma loomulikult, aga mõnikord võiks kuulata midagi, mille vastu sa väga tugevalt võitled. Et kuula seda, et mis asi see on, miks sa selle vastu võitled, miks sa arvad, et see ei ole sinu jaoks, lihtsalt tule kuula. Ja kui sa mingil hetkel oled seal, siis jälgi ennast, et kas sa nagu mõtled, mis nad siin teevad või, et vaata oma sisekõnet, et miks sa töötad selle vastu, miks sa ei luba endal seda juhtuda, mis on see sinu kaitsemehhanism, miks sa blokid ära sellised asjad, et kas need on sinu sisemised hirmud või on see mingisugune mõttemuster, mis sul on peas, et see ei ole minu jaoks, et miks sa ei luba nendel asjadel sündida, sest need on sellised asjad, mis tegelikult võiks inimeseks olemise juures olla, et olla vaikuses, kuulata, mis su kehaga toimub, rahuneda, aeglustuda, tulla oma keskmesse, olla see selline tasakaalus, et see on see, mida me täna kõik vajame. Ja siis ma arvangi, et see sõnum võiks olla kõikidele, et tulge kuulake, lihtsalt kuulake ja pange tähele seda müra enda sees, lihtsalt saatke see minema ja püüdke olla keskmesed. Võib-olla nii mõnigi leiab sealt selle väikese niidiotsa, et tulevikus vältida ületöötamist, läbipõlemist, vaimse tervise pingeid, mis iganes asju sul on ette tulnud. Et sellised asjad tulevadki kinni jäänud energiast. Lase sellel energial vabalt voolata, et ära blokeeri kogu aeg. Jaa, täiesti nõus sinuga. Aga mida sa ütleksid inimesele, kes on oma kehast nagu täiesti võõrdunud, et kellel on nagu kadunud igasugune enesearmastus, eneseusk ja ta võib-olla on natukene sellises hävitavamas mustris iseenda suhtes ja see võõrandumine või eraldumine on toimunud. Et mis sa sellisele inimesele ütleksid? Ma võin talle ükskõik mida öelda. See on minu arvamus. Tema teeb seda, mida tema teeb. Et see on nagu sõltlasegagi, ükskõik mis, et ära joo või ära tee suitsu. Jah, ma tean. Ta blokeerib su ütlused ära, et see on minu arvates talle hea. Ta võib-olla isegi teab ja sõltlane ütleb, et ma võin iga kell ära lõpetada, mis iganes asjad, ma võin hakata kõiki asju tegema ja sööma korralikult ja liikuma ja ma tean neid asju, et ma võin seda teha. Ja, ta teab seda, aga ta ei tee. Ja ta hakkab tegema seda siis, kui ta ise jõuab selle otsuseni. Et tema seda teha tahab. Ta võib isegi, ma ütlen talle, tee nii, mis sa tuled ütlema, ma teen ise, mis ma teen, eks, ta võib isegi vastu hakata selle töötama. Mina võin talle välja pakkuda mingisuguseid mõtteid, mida mina arvan, sest see on minu arvamus. Sest kust mina tean, et teisele head tehes enda arvates ma talle ka head teen. Tal on võib-olla vaja mingi teekond läbi käia, mina ei tea. Ja tema võtab ise oma vastutused, omad otsused, ta on täiskasvanud inimene, ta teeb need valikud ise, tal on vaja see teekond läbi käia ja kui ta ise otsustab, ise tunneb, et tal on vaja elus muutusi vastu võtta või midagi teistmoodi mõelda, käituda, teha, tunda, et siis ta ise on jõudnud selleni ja kui ta ise on jõudnud selleni, siis ta võib isegi tulla ja öelda, et miks sa mulle seda varem ei rääkinud. Tegelikult võib-olla isegi oled rääkinud, aga temal on see ajus lihtsalt ära blokeerunud. Temal on fookus mujal. Et ta lihtsalt, ta ei tea seda. Või siis näiteks tuleb elu vahele, on see siis mingi tervise teema või mingi selline teema, kus ta ei saagi enam teisiti, ta peabki elus mingi muutuse tegema. Aga inimene on harjumustoori, korraks midagi teeb, korraks läheb paremaks ja siis ta läheb oma sellesse nii-öelda mugavustsooni tagasi, ehk siis see ei pruugi isegi olla mugav, see ei pruugi olla tervislik, aga see on harjumuspärane, see on talle tuttav. Me ei saa kellegi eest vastutust võtta peale iseenda, klišeelik lause, aga nii ta on ja ma võin pakkuda variante välja, aga ma ei solvu selle peale või lähe endast välja, et miks sa ei tee, ma ütlesin sulle, et see on sulle hea, vaid ma lihtsalt ütlesin oma arvamuse ja kas ta seda kuulab või ei kuula, sõltub sellest, milline valmisolek ja vajadus tal selleks hetkeks on. Lihtsalt nii on. Aitäh sulle selle vastuse eest ja aitäh kõigi nende mõtete eest, nii et me põnevusega ootame seda 1. novembril toimuvat kehatajupäeva ja ka sinu teemat, et sa räägid seal meie igapäevastest mõjutajatest, et kuidas igapäevaselt mingid asjad mõjutavad meie
vaimset tervist ja heaolu, et võib-olla sa tahaksid nagu paari sõnaga nagu ka sellest rääkida, et see põhiline jääb meil seal kuulata, aga et natukene nagu anda sellist maitset. No eks siin sai ju praegu päris mitu asja ära öeldud, aga võib-olla ma püüan nagu viia fookuse selle peale, mis on nagu igapäevane, tavapärane, harjumuspärane käitumine, mida me tegelikult ei märka. Me lihtsalt oleme harjunud. Me ei märka seda, et see võiks meid kuidagigi mõjutada. No näiteks juba alates sellest, mis sa endale selga paned. Näiteks. Või kui sa hommikul ärkad üles, mis on see esimene mõte. Et sellised pisikesed asjad mõjutavad meie enesetunnet, kas või see, et väljas sajab vihma. Vihma sajab, jube kehva päev tuleb. Palju õnne. Eks? Ja see saadab juba su kehasse signaali. Sest et meil ja füüsis me oleme üks tervik. Et võib-olla selliseid pisikesi asju saab sinna kogutud ja siis ma arvan, et ma püüaksin seal ka teha ühe sellise väikse harjutuse, et kuidas märgata siis seda, et kuidas sinu enda igapäevased asjad sinu olekut mõjutavad. Ma ei hakka välja lobisema praegu kõike. Väga põnev see kõlab selliselt, et sealt saab sellise mõnusa uue hingamise, millega nagu minna siis edasi ja mida hakata oma ellu kuidagi integreerima. Võib-olla märkamise. Jah. Märkamise ja siis taipamise, eks ju. Just, uue hoo sisse. Nii et aitäh sulle, Rita. Aitäh sulle. Ja kohtume siis 1. novembril. Kohtume ja tulge kõik.